Tere, üliõpilased! Täna me räägime elu-töökeskkonnal rahva tervisest ja see on meie esimene loeng. Täpsemalt siis keskendume rahva tervise all tervisele. Tervis on Maailma Tervishoiuorganisatsiooni 1947. aasta definitsiooni alusel siis organismi täieliku kehalise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund, mitte ainult haiguste või kehaliste defektide puudumine. Tervist muidugi võib defineerida ka veel erinevalt, näiteks defineerida organismi seisundina, mille puhul kõikide elundite ja elundkondade talitlus on tasakaalus väliskeskkonnaga ning puuduvad haiguslikud muutused. Definitsioonid on ajas muutunud ja tänapäeval siis, kui vanemad definitsioonid rõhutasid kehalist heaolu, mida aitab kindlustada normaalne anatoomiline areng ja füsioloogiliste ja biokeemiliste protsesside häireteta kulgemine, siis uuemates definitsioonides, uuem definitsioon peab oluliseks ka teisi aspekte, näiteks vaimse heaolu seisundi saavutamine on tähtis ja see on siis hingelise tasakaalustatuse aspektist oluline. Positiivne emotsionaalne häälestatus ja optimism, seesmine rahulolu, õnnetunne, need on samuti siis tähtsad, et elus toime tulla. Nüüd tervist vaadeldakse mitte ühemomentsena, vaid protsessina. Tervist mõistetakse tänapäeval järjest rohkem protsessina, nähtusena. Tervist saab arendada, juurde luua, tervis võib halveneda, väheneda. Tervist kujundavad kokku siis 4 tegurit ja ehk siis erinevad komponendid, see on siis Maailma Terviseorganisatsiooni ekspertide poolt välja pakutud, et on siis protsentuaalne jaotus, pärilikkusele jääks siis 18-20%, eluviisile 50-52% ja ülejäänud keskkonnale 20% ja meditsiinile 10%. Muidugi me ei pea mõistma seda nüüd nii, et 10% on tõesti ainult siis meditsiini osa ja meditsiinil rohkem seda osa ei ole. Näiteks arengumaades siis, kus tõesti näiteks on tervishoiuteenused halvasti kättesaadavad, seal võivad olla ka näiteks erinevad programmid, vaktsineerimisprogrammid, mis annavad palju rohkem siis protsentuaalselt tervise valdkonnas kui 10%. Aga arenenud riikides tõesti, nagu siis Eestigi, oleme arenenum juba riigina kui arenguriik, ehk siis riigis, kus juba arenenud meditsiin on, seal tõesti meditsiini osakaal jääb järjest väiksemaks. Sama, mida ennist nüüd ka rääkisin, kliinilise ja ennetava meditsiini kohta, siin siis veel kord jaotus näidatud ja täpsemalt keskele suunates siis on keskel meditsiin, mis siis üles jaotub terviseteadused, alla kliiniline meditsiin ja terviseteadused jaotuvad siis terviseedenduseks ja ennetuseks ja rahvaterviseks ja alla siis kliiniline meditsiin, kliiniline praktika, taastus ja ravi, ehk siis rehabilitatsioon ja ravi. Rahvatervis hõlmab 2 komponenti, nii nagu nüüd rääkisime, tervise ehk siis terviseedenduse ja ennetuse. Ja rahvatervise sisuks on tervise tugevdamine ja parandamine ning aktiivse eluea pikendamine, aga ka haiguste esmane profülaktika. Rahvatervis on meditsiini tervist käsitlev osa, mille tähtsus on ajas järjest kasvanud. Ehk siis see, mida Maailma Terviseorganisatsiooni eksperdid ütlevad, et meditsiini osa on meil tervise komponendina 10%, siis tegelikult rahvatervise osa on siis kogu meditsiinis tähtsuselt, kui vaatame rahalises mõttes, siis finantseerimise mõttes on olnud siiamaani väike, aga selle tähtsus kasvab ja siis see ilmselt väljendub ka edaspidi järjest rohkem ka siis finantseerimises. Muidugi rahvatervise puhul on olulised vaktsineerimisprogrammid, erinevad programmid, millele riik pöörab tähelepanu, terviseedenduslikud programmid ja nii edasi.
Tervise edendamise ja haiguste ennetamise tulemused ka väljenduvad pika aja möödumisel ja sellepärast, kui kliinilises meditsiinis on kohe tulemused näha, ehk siis me saame öelda, et on olemas põhjus-tagajärg suhe, kus inimest saab ravida ja ta paraneb. Rahvatervise puhul on tegemist siis elanikkonna gruppidega, nendele suunatud tegevustega ja tulemused sageli võtavad aega aastaid, võib-olla ka aastakümneid. Samas rahvatervise ettevõtmistega saab mõjutada elanike rühmi, tulemused avalduvad kogu rahvastiku tervisliku seisundi paranemises. Järgmiseks ma räägin siis tervisevaldkonnas mõõtmisest ja nagu ma ütlesin, mõõtmine on sageli seotud ka haigestumisega ja antud joonisel tahan siis rõhutada seda, et siin joonisel on siis näha kaks telge muidugi. Esimene telg siin all näitab meil kehamassi indeksit kilogramm ruutmeetri kohta. Ehk siis arvutamise aluseks on siis meie keha kaal kilogrammides ja see on siis jagatud keha pikkus ruudus. Ehk siis kahekordne korrutis kehapikkuse korrutis korrutatud kehapikkusega. Ja teisel teljel siis on siis risk, ehk siis 95% tõenäosusega risk antud. Ja nüüd kui siis vaatame kehamassi indeks, minu taolisel inimesel nüüd siis kehamassi indeks jääb siia kuhugi 22,5 ja 25 vahele. Kui siit vaadata, siis tegelikult risk hakkab juba tasapisi kasvama, aga oluliselt kasvab see siis 32,5 juures, ehk siis kui meie kehamassi indeks on juba selline, et me oleme selgelt ülekaaluline, siis meil tekib oluline, lausa selline tõus siin, mida kõrgem kehamassi indeks on, seda suurema tõenäosusega on meil siis oht saada südame-veresoonkonna haigus ehk siis haigestuda ja veelgi hullem on siis võimalus surra südame-veresoonkonna haigustesse. Nii et selline joonis ja konkreetsest artiklist võetud informatsioon, mis sellel käesoleval aastal 2013 on ilmumas, et sellest siis, et rahvatervis on ka tõenduspõhine ehk siis teadusuuringutele põhinev ja siin selle uuringu puhul siis on oluline, et selle uuringu tulemusi saab kasutada rahvatervise strateegiate väljatöötamisel ja erinevate rahvatervise poliitikate puhul näiteks. Kuidas siis seletada seda nüüd on siis see, et kui meil on ülekaal, siis me oleme suuremas ohus, et meil võib tekkida südame-veresoonkonna haigus. Muidugi kehamassi indeks on üks näitaja, neid riskitegurid on rohkem, aga ikkagi nii selge tulemus siin, ehk siis üle 32,5 kehamassi indeks viitab juba selgelt sellele, et meil on oht haigestuda, ehk siis rohkem haigestumist ja veel suurem tõenäosus surra südame-veresoonkonna haigustesse. Nüüd rahvastiku tervise arengukava aastateks 2009-2020. See dokument on väga põhjalik ja sellise pikaajalise strateegilise dokumendi puhul siis on oluline rõhutada, et keskel kuskil selle kehtivusaja keskel vaadatakse uuesti dokument üle, kas eesmärgid on saavutatud ja tehakse vajadusel täiendusi. Kokku on siis siin 5 suuremat valdkonda ja käesoleva loengu pidaja osales siis 5. valdkonnas patsiendikeskne tervishoiusüsteem, selle pidev kohandumine muutuvate haiguste, võimaluste ja patsientide soovidega selles töörühmas. Ja nagu te näete siin kõige üldisemalt alustab esimene tervise arengukava põhiseisukoht või eesmärk on siis ühiskonna sotsiaalne sidusus, võrdsed võimalused kõigile ühiskonna liikmetele, et nad on oodatud, soovitud ühiskonna tegemistes ja otsustes osalema. Me ei tohi siis unustada, et me peame siis
kui meid kutsutakse või isegi kui ei kutsuta, me peame osalema selle ühiskonna tegemistes ja eriti siis nüüd antud juhul siis kõiges selles, mis on seotud rahva tervisega. Tervisliku turvalise arengu tagamine lastele ning noortele võimaldab neil kasvada tervena ning saada ühiskonna tegusateks liikmeteks on teine oluline punkt, kus siis rõhutatakse meil just noortele suunatud tegevusi tervise ja turvalisuse seisukohalt tervena elatud aastat, sest kust inimene ikka saab oma tervise, on siis see baas on just, kui inimene on noorena terve, aktiivne ja siis ta säilitab selle tervise suurem tõenäosusega ka täiskasvanuna ja vanemana. Siis edasi juba, kui on siis käes õppimine ja tööaeg, siis tervislik elu, töö, õpikeskkond on olulised kõigile, kes on siis selles eas ja teevad siis tööd, elukeskkond muidugi kõigile, ka lastele ja vanuritele. Puhas turvaline keskkond on siis see, mis võimaldab meil kasutada maksimaalselt oma võimeid, seega siis vaja vähendada just keskkonnast tulenevaid riske. Keskkonnariskid võivad olla siis seotud õhuga, saastunud õhu, saastunud vee või muu keskkonnaga, toidu saastus võib olla probleem ja nii edasi. Need siis kõike neid asju peame siis jälgima. Ja need ülesanded on jagatud erinevatele ministeeriumitele. Tervislikud eluviisid. Tervislikud eluviisid on siis need, mille loomine, võimaluste loomine ja ka inimeste teadlikkuse suurendamine erinevatest võimalustest annab siis võimalus inimestel teha valikuid, kuidas tervislikumalt käituda ja nende valikute alusel siis tegelikult elada kauem, elada tervemana ja kõik tervist halvendavad tegurid ei ole kahjuks ära hoitavad, seega on vaja luua ka võimalused isiklike valikute abil. Nii et need siis on olulised. Rahvastiku tervise arengukavas, millest me nüüd rääkisime, on siis olulised prioriteetsed valdkonnad ja strateegilised eesmärgid koos üldeesmärkidega. Kõigepealt siis rahvastiku tervise paranemine on see, mis on siis üldine eesmärk, eeldatava eluea ja tervena elatud eluea pikenemine. See on siin keskel siis keskpunktis. Nüüd sellest keskpunktist tulenevad erinevad 5 valdkonda, kõigepealt siis sotsiaalse sidususe ja võrdsete võimaluste valdkond, mis on siis siin. Ja sotsiaalne sidusus peaks siis suurenema ja ebavõrdsus tervises peaks vähenema. See on siis selle valdkonna eesmärk. Nüüd edasi, teine eesmärk oli siis laste ja noorte turvaline areng ja eesmärgiks selle teises punktis on siis eesmärgiks laste noorte suremus, psüühika ning käitumishäirete esmahaigestumise vähenemine ning noored annavad oma tervisele järjest positiivsema hinnangu, et need on siis siin eesmärgid. Nüüd kolmandas valdkonnas tervislik elu, töö ja õpikeskkond. Siin on siis eesmärgiks elu, õpi, töökeskkonnast tulenevad terviseriskid on vähenenud. Neljandaks, tervislik eluviis, siin siis eesmärgiks elanikkonna kehaline aktiivsus on tõusnud, toitumine on muutunud tasakaalustatumaks ja riskikäitumine on vähenenud. Ja viies ja viimane, tervishoiusüsteemi areng. Kõikidele abivajatele on kindlustatud kvaliteetsete tervishoiuteenuste kättesaadavus. Ja nagu te näete siin, siis kõik need valdkonnad on omavahel seotud. See on siis näidatud nooltega siin seotud omavahel. Ja siis need valdkonnad on otseselt seotud ka üldeesmärkidega. Ehk siis üldeesmärgiks oli eeldatava eluea ja tervena elatud eluea pikenemine. Ja tänase loengu teema kokkuvõtteks tahan siis rõhutada veel, et tervis ei ole üheselt mõistetav, vaid on siis multidimensionaalne, ehk siis tähendab seda, et tervis on seotud mitmete erinevate dimensioonidega, samas need on omakorda mitmekomponendilised, ehk siis
kui tervisest räägime, siis me peame alati ka täpsustama, millest me räägime. Kas me räägime füüsilisest tervisest, vaimsest tervisest, kas me räägime emotsionaalsest tervisest, kas me räägime näiteks religioossest tervisest või räägime me hoopis seksuaaltervisest ja nii edasi. Nii et kõik need tervise komponendid tuleb siis meeles pidada ja neid siis ka vajadusel uurida. Tervis sisaldab siis endas füüsilist heaolu, see on siis nii-öelda positiivne kehatunnetus, haiguste sümptomite puudumine, ka psühholoogilist heaolu ehk siis psühholoogiline tervis, see on rõõm, õnnetunne, rahulolu eluoluga ning ka tegevusvõimet ja eneseteostusvõimet ja lõpuks veel elu mõtte tunnetamist. Et veel kord rõhutan siis, et tervis on muutuv protsess, tervis on siis protsessina käsitletav, mitmedimensionaalne, mitmekomponendiline ja uurimist väärt. Tänan teid tähelepanust.